Sürrealism puudutas nii või teisiti enamikku rühmituse Ank 64 kunstnikest, kuhu ka Jüri Arrak kuulus. 1960-ndatel põimus sürrealism abstraktsiooni ja popkunstiga. Hilisemas loomingus rohkem sümbolistlik allegoorilise väljenduslaadiga. Nagu klassikalises kunstis sageli, väljendavad loomad ja linnud ka Arrakul inimlikke jooni. Nii kujutab libarändurgi endast fantastilist iroonilist allegooriat edasipürgija kohta, kes tahtmatult vahib selja taha minevikku, mis teda kettipidi tagasi hoiab, kuid elujõuline tegelaskuju sammub siiski kindlal sammul edasi helgesse tulevikku päikese paistes. Omamoodi annab teos vaatajale märku, kui tähtis on minevikust hoolimata alati edasi liikuda ning mitte lasta olnul end tagasi hoida.